Ma olen sinuga selles küsimuses täiesti nõus, et see peab olema meie konservatiivse liikumise peamiseks eesmärgiks tõepoolest, et puudutagu see siis NATO või Euroopa Liidu või mingisuguste muude organisatsioonide liikmelisust. Meie peamine küsimus peab olema see, kuidas see aitab kaasa meie rahvuslikele huvidele ja rahvuslikule suveräänsusele, riiklikule suveräänsusele. Et kui väga lühidalt öelda, siis konservatiivse liikumise eesmärgiks peab olema vaba Eesti põhiseadusele rajatud Eesti tagasi saamine. Nii, mis on tegelikult meilt ära röövitud ja lahti on tegelikult ju kirjutamata see, ma mõtlesin sinu juttu kuulates, et milline see Eesti Vabariik tegelikult üldse oli ja kuidas ta sündis, kelle poolt looduna ta sündis, kas mitte sarnaste üle riigiliste suurjõudude poolsete kokkulepete tulemustena. Et me oleme harjunud siin mingisuguse sellise jällegi infantiilse müüdiga, et me tulime ja laulsime ennast vabaks, selle peale ütles vanameister Raudema hingele Tiit Madisson, et samal ajal kui meie laulurahvas laulis, samal ajal tegid kommarid endale riigi, nii, et kuidas see tegelikult kogu see nii-öelda riigi tegemine siin üldse käis, milliseid salakokkuleppeid tehti, kuidas oli KGB ja CIA ja Ameerika ja USA poole koostöö, kellele anti üles millised ülesanded niimoodi, kuidas see võimuvahetus toimus võimalikult sujuvalt, et põhimõtteliselt teostada selline sujuv riiklik üleminek, eks ju, et eliidid ei vahetuks liiga radikaalselt. Reformierakond on üks selliseid selliseid anumaid olnud suurepäraselt, kus kogu parteilik eliit on põhimõtteliselt ilusti muundunud selliseks liberalismi, majandusliku liberalismi pooldajaks. Ehk siis, kui me räägime üleüldse nagu filosoofia ajaloost, siis majandusliberalism ja marksism on teineteise antiteesid. Üks tohdab kapitalismi ja selle vastu on põhimõtteliselt tulnud välja Marx oma ideega natsionaliseerida ja võtta kogu omandus riigi hoolde. Nii. Teha proletariaatlik diktatuur ja jagada ümber. Täpselt, nii. Et see on see idee olnud niimoodi, et kuidas see võimuvahetus toimus. Et me tegelikult ei tea seda. Aga me teame midagi. Aga siin on nagu lahti kirjutamata veel väga palju ja see tegelikult see vabariigi sünnitunnistus. See ilmutab paljuski selle, et kes me tegelikult praegu oleme. See annab meile nagu pildi kätte ja kaardi kätte, et kuhu me selle vabariigiga praeguseks oleme välja jõudnud. Ja kui konservatiivse liikumise eesmärgiks peaks olema täiesti ausalt vaadata selle vabariigi olemusse. Täiesti ausalt, niimoodi radikaalselt ausalt, et millistest vundamendist lähtudes me üldse oleme siia nüüd ehitatud, nii. Milliste kokkulepete alusel, kes keda kuskil teenis niimoodi omal ajal, nii. Ja kuidas me selle vabariigiga siiamaani oleme nüüd jõudnud ja kui me oleme tõesti olnud need, kes põhimõtteliselt on need kokkulepped teinud, kas ühe või teise poolega siin ja me oleme põhimõtteliselt riik, mis on nii-öelda agendiriik või olemegi selline nii-öelda moodustis, mille eesmärk on lihtsalt teenida või mõne välisisanda huvi, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide huvi. Nii, me peame nagu selle juurpõhjuseni jõudma, vaatama radikaalse aususega siia riigi süvastruktuuridesse ja vaatama, et kuidas seda nüüd siis parandada saab, kui me üldse eeldusel, et me tahame seda kuidagi parandada. Aga selline positsioon, et me rahvana ei ole võimelised seda olukorda korda tegema, vaat see on minu jaoks täiesti, kui iseseisvuse jaoks täiesti üdini vastu käiv positsioon. Et me justku ootame mingit välist valget laeva, et me ootame välist päästjat ja äkitselt on selle välise päästja nimeks nüüd Trump ja Trumpi administratsioon. Et me ootame Trumpi administratsiooni, kes teeks Eestis asjad korda.
et kujutad see ette, me oleme rahvana jõudnud sellisesse olukorda, kus me oleme nii umbe mänginud ennast, et me ise ei suudagi nagu seda riiki korda teha ja nüüd siis me ootame, et tuleks Trump, lõpetaks ära meie e-valimised. Kindlasti Trumpi tohutult huvitab see, millised paganama valimised siin mingisuguses Balti provintsis on. Nii, jubedalt huvitab, ta murrab oma pead hommikust õhtuni selle üle, kuidas e-valimised Eesti Vabariigis lõpetada. Nii, et meile tuleb keegi päästja väljaspoolt, keegi hea isand väljaspoolt, kes meie olukorda nüüd leevendab. Hea mõisnik. Hea mõisnik, et me siin talupojad oleme ennast nagu niivõrd umbe mänginud ja igaüks on nagu labidaga ja lauajupiga teineteisele pähe andnud, eks ju. Et siis me ilusti nüüd ütleme, tunnistame oma viga, et me tule nüüd hea mõisnik ja aita hädast välja. Pane jälle kord maksma. Nii. Ja kui see niimoodi on, et me ei olegi võimelised seda riiki pidama, ilma et hea mõisnik tuleks väljaspoolt. Tegelikult, ma ütlen selle kogu brutaalsusega välja nüüd praegu, siis tuleks kogu see projekt nimega Eesti Vabariik ära lõpetada. Nii, see on ka osa aususest. Kui me ütleme, et me ise ei ole võimelised seda riiki pidama, me ei ole ise võimelised e-hääletust ära lõpetama, me ei ole siin demokraatlikku riigikorda võimelised kehtestama, me ei ole konservatiividena ka võimelised näiteks seda riiki üle võtma, kui peaks tulema see riigi, siis me tegelikult peame selle businessi ära lõpetama siin. Aitab, tunnistama, et jah, läbi sai mäng. Nii. Et ei olegi võimelised iseseisvat riiki pidama. Et ma pean tunnistama, ma pigem elaksin selles õuduses edasi eesmärgiga iseseisvas riigis ja iseseisvalt see asi korda ajada siin riigis, kui et ma loodaks mingisugusele välisele heale isandale ja mõisnikule. See on nagu väärikuse küsimus. Kui me ise ei suuda seda teha, ja mõisnikule loodame, siis me tegelikult ei vääri oma iseseisvust, me ei vääri seda riiki ja me võime põhimõtteliselt rahvana ilusti laiali minna. Et Eesti naised itaallastele ja hispaanlastele naiseks ja Eesti mehed võtavad omale Filipiinid ja ukrainlannad, mõne venelanna sekka ja lähme lihtsalt laiali rahvana. Mida me siin jaurame selle asjaga. Et see peab olema nagu, see kuidagi nagu jõudma nagu veres lihani. See arusaam sellest, et kas me oleme väärt enda iseseisvust ja oleme võimelised ennast nagu korrigeerima või mitte. Ma ei oska muud moodi seda asja nagu kokku võtta.